Okei, täna on mul natukene teistsugune video. Ma ei tea, muidugi võrreldes millega, aga see selleks. Räägin sellest, kuidas lisada sellele PlayStation 5 konsoolile uus SSD ketas. Ehk siis viimane update, mis nüüd toimus PlayStationi peal, andis nüüd võimaluse lisada lõpuks lisa SSD ketas. Ja see üks võiks mõelda, et miks on vaja lisa SSD ketas, siis või see on lihtne, sest sellel on väga vähe ruumi ja põhiline probleem, mis siis sellega nagu tuleb, ongi see, et sa pead kogu aeg uninstallima ja reinstallima. Kui me räägime nüüd PlayStation 5 versioonist, PlayStation 4 mängud sa juba said hoida veel ühel kettal nii-öelda USB kaudu ja kasutada seda varianti. Aga enne kui me liigume, kuidas seda paigaldada, me peame üle vaatama nõuded, mis peavad olema siis sellele PlayStation 5 lisakettale, sest need päris iga suvaline SSD siia ei sobi ning need nõuded on tegelikult päris suured. Alustame sellest, et SSD peab olema 4. generatsioon PCI Express, ehk siis mitte 3 ega midagi muud, et tõesti 4. generatsioon M2 siis ka nii-öelda. Suurus peab olema vähemalt 250 gigabaiti kuni 4 terabaiti, meie täna paigaldame siis 2 terabaidise. Toetab laiuseid kuni 25 mm. Minu oma, mis ma täna võtsin, on 23 mm. Ja siis paksus peab olema kuni 11,25 mm. Ja see peab olema koos heatsinkiga. Või te peate ostma eraldi heatsinki. Soovitan midagi võtta koos heatsinkiga, et oleks elu endal nagu kergem. Ja lugemiskiirused peavad olema alates 5500-st, mis siis tõesti tähendab, et on tõesti tegemist väga niisuguse kvaliteetse SSD kettaga. Muidugi järseks mainin ära, et socketi tüüp peab olema M, mida me tegelikult juba mainisin, aga lihtsalt M-tüüpi peab olema, et läheks sellega tõesti alt. Ja siis ketas, mida mina täna paigaldama hakkan, on mul siin käes, on Corsairi oma, see on MP600 Pro ja vastabki siis tõesti nendele nõuetele, näiteks lugemiskiirusest on alati 7000 ja see on kuni 7000 ja kirjutamine 6550 läheb üle nõuete, see on tõesti samuti 4. generatsioon ja 2 terabaiti. Nii et võtame kõigepealt ketta lahti ja liigume siit edasi. Muidugi PlayStationi enda puhul, enne kui üldse midagi tegema hakata, tuleb ära teha viimane update. Kontrollida siis ära, et see tõepoolest vastab nõuetele. Panen sellega siia ekraani peale, et näha, mis update peab olema siis tehtud ja kus seda näha saab. Siis muidugi lähme vaatame storage all, et te näete, et teil on hetkel üks ketas ja pärast kuhu peaks tekkima siis ka teine. Nii et hakkame siis seda vaikselt lahti võtma. Alustame kõvaketast endast, mille võtame siis pakendist ilusti välja. Mina siis valisin tõesti 2-terase Corsairi MP600 Pro. Seda pakendist välja saada on siin oma teema. Nii, korra juba kiskusin enne välja. Siin ta on mega pisikene M2 SSD. Võtame ta siit ilusti välja. Selline pisikene jupike ta on. Tal on siis heatsink nii-öelda juba nagu kaasas või nagu paigas ja seda me hakkame siis PlayStationisse kohe sisse panema. Nii, järgmine asi, kui PlayStationil on jalg all, siin, siis see tuleb muidugi lahti keerata, sest me peame siia ligi saama. Nii. Selleks tuleb see jalg lahti keerata ja seda on väga kerge teha. Nii. Kui meil kulvikerjad on ilusti valmis, siis võtame PlayStationi konsooli kätte ja paneme ta siis niimoodi, et PlayStationi logo
jääb allapoole ja siis see plaadi osa jääb nagu eemale, kus see plaat sisse läheb. Ja siis poweri nupp. See jääb eemale, ma olen nii-öelda nagu tagant poolt näen praegu PlayStationit. Nii, kaane võtmiseks siis, nii nagu see PlayStation on varem meil näidanud, siit lükkab või tõstad ja siit püüdlega tõmbad, et ta liiguks nagu maha. Aga noh, natuke tuleb jõudu anda ja siis see tuleb ilusti maha. Natuke tolmu ka siin, siis see koguni nõud. Nüüd kui meil on PlayStation lahti, siis see on see koht, kuhu me peame panema kõvakette. Ehk siis selleks on vaja väikest ristpäega kruvikeerajat ja saame siit selle ilusti nüüd lahti keerata. Nüüd kui kate on meil eemaldatud, siis siit me saame vaadata nüüd oma nii-öelda SSD pikkuse ära. Minu nii-öelda SSD on 80 pikk, mis tähendab, et meil on vaja siia kinnitust panna sellele kaugusele. Selle jaoks me saame siit tagant, see ei paista siit selle kaamera nurgalt, siis on väike kruvi. On vaja lihtsalt kruvikeerit, meil on üks ots nagu suurusega 1. Me näeme, keerame siit selle lahti. Nii, ja võtame sellised vaatlikult välja, see on pisikene kruvi ja kinnitusosa paneme nüüd siia, kus on selle meie SSD nii-öelda pikkus, ehk siia, sama koht, mis just oli. Nüüd võtab selle väikse SSD, mis mul on, see on siis ühelt poolt heatsinkiga, ehk siis peaalne heatsink ma panen ja nüüd tuleb see siia ettevaatlikult siia sisse hakata seda suruma. See on alati niisugune scary moment. Aga proovime, kui saame ta siia sisse. Nii, vaikselt lükkasin ja tundub, et läks ilusti sisse. Nüüd paneme kruvi siia peale, täpselt see koht, mis me just välja vaatasime. Ja keerame ta nüüd korralikult kinni. Ja loodame parimat, sest ega ma ütlen ausalt, ega ma ei ole seda varem teinud. Ma teen seda praegu samamoodi esimest korda selle videoga koos. Nii, nüüd kui SSD on paigas, nüüd tuleb see kate siia tagasi panna. Nii, nüüd on SSD siin sees ja nüüd tuleb kaan siis ka uuesti peale panna teistpidi siis vastavalt sellele, mis me panime, vajutud hooga ja peaks tõmbama ta paika klõpsti. Nüüd paneme ta püsti, paneme siis tagasi selle jala. Nii. Ja nüüd paneme tööle ja vaatame, mis saama hakkab. Ja nüüd, kui panete tööle, siis tuleb ette kiri, et kasutada oma M2 SSD-d, on vaja see ära formaatida. Selle jaoks valime siit ilusti format M2 SSD, tuleb ette siis, kui PlayStation tööle läheb. Nüüd ootame natukene. Ja nüüd ta tegi testimised ära. To read speed, okei, ta näitab meile, et meil see read speed on 6557, mis on üle nõutud miinimumi.
see on nüüd valmis ja nüüd, kui me tahame seda eemaldada midagi, ühesõnaga lähme kontrollime kohe, kas siis reaalselt paika jäi. Nii, lähme vaatame settings, storage ja nüüd meil ongi, meil on M2 SSD storage ja meil on nüüd see konsooli storage, ehk siis nüüd me paneme install location, paneme PS5 games and apps, paneme installime siia ja paneme ka PlayStation 4 asjad sinna, nii et nüüd meil peaks olema ruumi, et asjadega rahulikult edasi tegeleda. Nii, ja niimoodi see vahetamine käibki, tundub alguses veel hirmsam, kui tegelikult on. Kõige suurem mure ongi leidma õige SSD ketas. Peab vaatama tõesti, et paksus asjad üle ei läheks. Nüüd, kui ma seda videot siin vahepeal tegin, ma võtsin selle näiteks ära katte. Toimib ka niimoodi, toimib kattega koos ka, kuigi minu katte läks tõesti natukene raskelt kinni. Nii et muud midagi. Kui keegi tahab teada, palju see maksis 400 €. Aga ma tahtsin saada 2 terabaiti ja tõesti natuke paremad. Aga on tõesti erinevad variante, neid leiab tõesti erinevatest poodidest. Nii et kõike head mängimist ja lõpuks PlayStation on siis nii-öelda mängitavas konditsioonis ja tänud, et vaatasite ja mis iganes järgmisel videol näeme inglise keeles või eesti keeles või whatever. Ciao!